No nii, kõigepealt küsimus sellest, kust tuli ja miks tuli Rooma klubi Eestisse. Mina olin sel kaugel ajal Eesti Looduskaitse Seltsi esimees ja kuna see selts püüdleb oma tegevuses soliidsusele ja teaduslikkusele tõsidusele, siis järelikult oli vaja luua side mitme valdkonna teadlaskonnaga. Loodusteadustega oli nagu nii see side olemas. Eesti Rooma klubi toodi juba korra varem Eestisse, oli Eesti Tulevikukongress, aga Tulevikukongressi tegevus sattus sellele aja peale, kus Eesti hakkas oma iseseisvust taastama ja nendel aastatel oli neid tegelasi vaja hoopis mujal ja nii see hääbus. Nii et siis idee Eesti Rooma klubi Eestisse tuua ei olnud minu idee, aga ta lihtsalt oli maas ja oli vaja üles võtta. Ja mõttekaaslaste leidmine oli väga kerge, sest seal asutajate või initsiatiivgrupis andsid tooni selle põlvkonna mehed, mis oli üle elanud sellise vaimustava šoki kasvupiiride ilmumisest ja Eesti taasiseseisvumise protsessist. Kui seal oli Ülo Vooglaid üks peategelasi, oli Ene Ergma, oli Juhan Kolk, oli Jaak Angilaski, oli Tiit Käbin, oli Mart Siimann, oli Andres Tarand ja veel rida. Ja mõte ise sai teoks siis 2001. aasta 9. jaanuaril, mis on siis Eesti Rooma klubi sünnikuupäev. Rooma klubi kui selline on suurepärane vorm erksamat teadluskonda ja üldse kõikide alade mõtlevate vaimude koondamiseks ametkondlikest ja poliitilisest piiridest vabas õhkkonnas. Rooma klubilikust globaalsest mõttemaailmast rääkides tuleb rõhutada, et pole tähtis, et Eesti on väike, nii siin kui globaalselt on oluline tegurite ja nende vaheliste seoste tundmine. Vahendiks on süsteemne mõtlemine, sest muidu jäävad need seosed avastamata ja tulemuste saavutamiseks ei tee mitte mingeid eeldusi. Ja Rooma klubi pakub ühtlasi kompensatsioonimehhanismi vaba tribüüni poliitikast eemale tõmbunud haritlastele, kelle jaoks poliitilised mängud on sedavõrd küünilised ja hoolimatud, et haritud inimesel on kohatu neis osaleda. Ja viimane tendents kahjuks Eestis ju ainult süveneb. Siis Rooma klubi ju tõdeb, et inimkond läheneb eksistentsiaalsele kriisile ja rohkem ega vähem. Tähendab inimkonna ja tsivilisatsiooni säilimine ohus. Süsteemsed ohud on kerkinud päris mitmes valdkonnas. Kaasaegse ühiskonna institutsioonide sellised filosoofilised põhiväärtused nagu inimõigused, õigusriik, teaduse saavutuste eetiline rakendamine on ohustatud. Aastakümneid väldanud rahvastiku ja tarbimise kiirenev kasv põrkub maa looduse piiratusega. Meie tsivilisatsiooni heaolu senine kasv põhineb energia pideval kasvaval juurdevoolul. Lagi on ligidal ja see on juba hakanud destabiliseerima tsivilisatsiooni põhialuseid. Ühiskond on sellest järjest rohkem teadlik, tunnetab ka vajadust kujundada ja praktikasse rakendada väärtussüsteem, mis tagaks harmoonia inimkonna ja looduse vahel. Rooma klubi jaoks on kriitiline häirekella helistamiselt minna edasi uutele kontseptsioonidele, mis suunaks inimkonna potentsiaali oma tuleviku üldse võimalikuks tegemisele. Niisama tõsine see olukord ongi. Rooma klubi tõdeb, et tuleb tegutseda kolmes peamises suunas. Esiteks, meie tsivilisatsioon vajab paradigmaatilist uuendamist. Külma sõja lõpp pakkus suurepärase võimaluse üleminekuks rahumeelsele, demokraatlikule, harmoonilisele, globaalsele ühiskonnale, jätkusuutlikule elukorraldusele kogu inimkonnale, aga seda võimalust kahjuks ära ei kasutatud. Vaevalt veerand sajandit hiljem peame tõdema, et see unistus on haihtunud. Seda enam vajab inimkond globaalselt eesmärgistatud koostööd, et kujundada adekvaatset arengu eesmärgid ja teed nende jõudmiseks. Tunnistatakse, et maailm tüürib rahvaste, riikide, valdkonda, meetmete, väljakutsete, toimete ja tagajärjede keerulise vastastikune seos. Praeguse paradigma piiratus tuleb ületada ja kujundada rada inimkonna paremale tulevikule. Teiseks, majanduse globaalse korralduse uuendamine. See omakasu püüdmisel põhinev kapitalism ajab meid ummikusse. Kolmandaks, kliimamuutuste leevendamine. See viimane on meil Eestis omal nahal vähe tunda, kuid näiteks Inglismaa on juba välja kuulutanud kliima ja keskkonna eriolukorra. Aga ka meil on kliimamuutustega võitlemine kasulik kas või sellepärast, et see on ühtlasi võitlus igasuguse saastamisega. Rooma klubi tüüpi mõttekodadele on nõnda nimetatud ühiskondlik tellimus suurenud, sest globaliseerumine võimendab ka globaalprobleeme ja toob need igaühe koju. Nende mõistmine ja oma õigete strateegiate
rakendamine on eriti tähtis väikerahva jätkusuutlikkusele. Rooma klubilik maailmavaade ja toimumismudel hoiatab, kuid pakub ka lahendusi. Ühiskonna vajadus faktipõhisele maailmavaatele tuginevate visioonide järele, tunnetades vastutust ja võimekust maailma kujundades protsessides kaasa toimida on ilmselge. See kõik kehtib ka Eesti kohta. Ka meil tuleb püüda teaduslikule maailmavaatele tuginedes seletada reaalsust, nii ühiskonda kui loodust ja ette näha, kuhu viivad trendid. Eestis siiski ei toimu süsteemset tegevust, mis seostaks arenguproblemaatika maailma kontekstiga. Me Eesti Rooma klubiga püüame täita seda niši, mille heaks eelduseks on kuulumine Rooma klubi ülemaailmsesse võrgustikku ja suurimasse üle-euroopalisse keskkonna kodanikeühendusse Euroopa Keskkonnabüroo. See tagab tõese ja õigeaegse informeerituse maailma ja Euroopa trendidest. Võimaluse neid mõjutada ja mis peamine, arvestada üldiste trendidega Eesti arengukavade kujundamisel. Rooma klubi raportid näitavad teed ka meile. Väga valgustav ja praktiline on näiteks möödunud aasta lõpul avaldatud raport Transformation is feasible. Üleminek on võimalik. See on realistlik kava, kuidas on võimalik saavutada ÜRO säästva arengu globaalsed eesmärgid ja seejuures globaalseid looduslikke piiranguid ületamata. See tähendab ei rohkem ega vähem, kui kuidas tagada kaasaegse tsivilisatsiooni jätkusuutlikkus. Eeltoodu on ajendanud ka Eesti Rooma klubi oma tegevust tunduvalt laiendama ja toonud kaasa vajaduse teadlaskonna kõrval haarata kaasa ka mõjukaid sotsiaalse ja keskkonnavastutusega tootmisettevõtteid. Nende potentsiaal Eesti tulevikukavade kujundamisel on alakasutatud ja fragmentaarne, kuid hädavajalik visioonide realistlikkuse tagamiseks kõiki elualasid läbivalt, mitte ainult majanduses. Kui küsida, kas Eesti Rooma klubi on midagi ka konkreetselt saavutanud, siis on vastus kahetine. Esiteks, nagu eespool juttu oli, ei tegele Rooma klubi väga konkreetsete lahenduste väljatöötamisega. Selline töö pole nii-öelda ühiskondlikus korras jõukohane. Aga teiselt poolt oleme osalenud paljudes protsessides, pakkudes oma kogemust ja näidates seost maailmaga. Võime märkida, et ka meie taotlus oli riikliku geoloogiateenistuse taastamine. Keskkonnaministrile andsime vajalikud soovitused ÜRO Keskkonnaassamblee raames rakendamiseks. Oluline roll oli haridusstrateegia väljatöötamisel. Korduvalt oleme tõstnud Rail Balticu problemaatika nii Eestis kui Euroopa Liidus. Oleneb sellest, kas otsustajad saavad arvu, mida soovitame, aga veelgi enam, kas poliitilised kaotlused käivad teaduslik ratsionaalsetest üle või mitte, on siis ka tulemusi ette näidata. Aga Eesti Rooma klubi, kuigi näiliselt elitaarne, pole sugugi kinnine klubi. Tema uksed on avatud neile, kes tunneb hingesugulust Rooma klubi vaimsusega, kes tahab ja suudab kaasa rääkida. Ja Eesti Rooma klubi liikmed püüavad valgustada nii üht-teist rahvast kui ka võime. Ja huviline leiab vajaliku info meie kodulehelt, trükkige Google'isse lihtsalt Eesti Rooma klubi ja jõuategi hõlpsasti kohale. Ja mina jõudsin ka kohale.